Kuidas sa mõõdad edu ja kas see on aja jooksul muutunud? Kindlasti. Kunagi mõõtsin edu rahas ja mida keegi on siis endale elu jaoks suutnud kokku koguda ja haarata. Täna edu mõõdan vist selles, et sul on ikkagi vabadus teha asju, mis sulle meeldib ja samal ajal sul ei ole pinget, et midagi hoiab sind kuskilt kinni või sa oled kuskile kas mingisse riiki kuidagi seotud, üldine siuke vabadus ja piisavalt raha, et mitte tunda, et ma pean midagi tegema. Mis on see, mille nimel sa tegelikult töötad? Nagu sa tegelikult mõtled, et sa töötad raha pärast või nagu mis? No, väga isiklikud küsimused, ma päris aus olen, aga räägime elust nagu. Väga isiklikud küsimused, okei, no mille jaoks ma tegelikult töötan. Mina töötan selleks, et minu järgmine põlvkond saaks endale seada palju suuremad eesmärgi, kui mina olen neid teinud. Ehk siis ma töötan selleks, et mul oleks mõnus siin elus olla läbi nende raskuste ja nende rõõmude. Selleks, et meie järgmine põlvkond saaks ehitada 10 korda mastaapsemat elu, ehk siis tuua rohkem muutust maailma. Aga see... Ja siis muidugi, et vähendada nagu maailmas nagu nälga, et oleks maailma rahu. Kui sa saaksid oma nooremale endale midagi öelda, siis mida? Ära muretse nii palju, mida teised inimesed teevad ümber või mida nad arvavad. Lihtsalt liigu kogu aeg oma rada. Ma ütleks endale, mida varem, seda parem. Pane kõik kirja, kuidas sa tahad, et su elu välja näeks lõpus. Nagu mis oleks see ultimate vision, mille jaoks sa mingid asju teed ja siis lihtsalt mine. Ükskõik kui kaugele sa jõuad, igal juhul sa võidad. Kui sul on juba silme ees kõik need, ütleme, vaata nagu lifebook on, kõik need kategooriad, kes neil on mingi 14 või 16 tükki. Kõik kategooriad on sul täidetud, sa tead, mida sa teed igas kategoorias, siis kui sa elus jõuad silmitsi selle olukorraga, saad mingi, okei, ma tean, kus ma lähen siit. Et oleks lihtsalt selgus. Ma mäletan, ma olin ühe sugulasega saunas, siis ta ütles mulle sellist asja. Mida on sinul teistele pakkuda, et nad tahaksid sinuga mingid asju ajada? Ehk siis sa ei saa mitte midagi teha enne, kui sa pakud ise mingisugust lisandväärtust teistele inimestele, ühiskonnale ja nii edasi. See mõte, mis mul oli esialgs, et ma saan sellise elu ja sellise auto ja sellise naise ja maja ja kõik need asjad. Aga küsimus on see, et mis mul anda on, et ma saaks üldse liikuda nende eesmärkide juurde. See oli hästi mine jaoks siuke oluline punkt elus. Mis on kõige olulisem oskus, mille oled elus õppinud? Suhelda teise inimesega selliselt, et ma ei vii teda fight or flight mode'i nagu. Et suhtlus ükskõik kui pingilises olukorras on täpselt seal tasemel, et ta jääb sinna kohale, et mõlemad inimesed saaksid teha adekvaatseid otsuseid ja adekvaatseid tegevusi. Täpsemalt ma arvan kuskil 5 aastat tagasi ma sain selle selgeks. See nõuab väga palju tööd iseendaga, aga üks kõige suuremaid väärtuseid, ma arvan, mida elus saab üks mees või naine omada. Mis on sinu jaoks vaimne distsipliin, mis töötab ka siis, kui su elu on keeruline? Meditatsioon, võtad iga päev, võtad selle aja, sest et nagu kõik inimesed, kuidas nad maandavad ennast, on ju? Kõik teevad igasuguseid huvitavaid, imelikke kriisisid, häid asju ka, on ju. Aga igal ühel samas asi, minu on meditatsioon. Veeta ise endaga pikki ajaperioode üksinduses, et kogeda läbi kogu see pinge, raskus, head hetked, halvad hetked, et sul tekiks mõtteselgus ja sa tead kogu aeg, kuidas sa peaksid liikuma, sest kompass on sees olemas meil kõigil. Sul ei ole vaja mitte kellegi käest millegi osas nõu küsida. Sa tegelikult ise tead kõiki vastuseid. Mul on endal trenn see. Trenn ka. Yeah. Trenn käib selle juurde, enne meditatsioon, siis nagu trenn, me oleme nagu mehed. Me töötame siis kõige paremini, kui testosteroon on üleval. Kui on testosteroon üleval, aga ärevus on hästi kõrge, siis pole sellest testosteroonist väga palju tolku, siis sa tekitada hävingut enda ümber. Kui need 2 on paigas, siis sa liigud sihikindlad nagu tank. Väike tank. See vaimse tervise teema on jõhker teema. Meil kõigil on sellega probleem. Kes tunnistab, kes ei tunnista, kõigil on sama mure. Kõik inimesed, lihtsalt väike newsflash, kõik elavad täpselt samasugust elu nagu sina. Kes on kaugemal jõudnud, on lihtsalt endaks välja töötanud, kuidas minna läbi nende olukordade niimoodi, et sa tekitad kõige vähem kahju ennast ümbritsevatele inimestele. Siis sa liigud kogu aeg libedamalt. Ehk siis hästi oluline on see, et kellega sa üldse suhtes oled. kõige suurem kaal üldse, aga see ehitab sind või hävitab sind. Mis on sinu arvates tänapäeva meestel puudu? Ma arvan, et mehelikkus. Ma arvan, et siuke nagu mehelikkus, konkreetsus, julgus, mingisuguseid otsuseid vastu võtta või hetkedest, sotsiaalsetest hetkedest võtta juhtimine enda kätte. Suhetes, emotsionaalsetes rasketes olukordades võtta juhtimine enda kätte. Ja mis ma tegelikult selle all mõtlen on see, et tänapäeva meestel on võib-olla suurem probleem, kui on olnud meil, ma ei tea, sama probleem läbi aegade.
võtta vastutust, ma arvan, see põhiteema. Kui midagi on elus, kas ei tööta piisavalt hästi, ei ole piisavalt hea tasemel veel, on ju, siis sa võid, kõikides aspektides, sa võid kindel olla, et see on sinu probleem. See ei ole mitte kellegi teise probleem kui sinu probleem. Kõik probleemid on vastutuse võtmise probleem. Sinu probleemid suhtega sinu naisega, sinu probleem. Kogu aeg on mingid asjad, mis sa oled nagu tegemata jätnud. Mida rohkem sa võtad vastutust, seda rohkem sa tunned ennast mehena. Kas sinu stiil või riietus on sulle elus uksi avanud? Kindlasti, ma arvan. Näiteks üks roheline ülikond, mis ma ostsin teie käest, see Loro Piano oma, hästi eriline roheline. Ma olen Itaalias Brunello Cucinelli poes. Nad tulevad minuti, see on Loro Piano, jah. Väga hea materjal, ma olen seda näinud. Inimesed, kes ei ole ainult seal poes, tavainimesed on samamoodi aru saanud, materjal loeb ja lõige loeb. Sa võid olla selles lahedas teemas ja kanda neid Gen Z, neid laiest pükse ei ole kogu selles teemas, aga siis sa oledki seal kategoorias. Ma olen mingis hetkes ongi see lahe, aga kui sa lähed täiskasvanud mehe ikka või püüdled sinna poole, siis me räägime lõiked, materjalid, sisu, see, kui hea sul on olla, täpselt nii hea on see asi, mis su seljas on. Sisu oledki ise seal nagu? No siis oledki sina, jah. Et kui sina nagu saad aru, et okei, see värv, see triip, see materjal, see sobib mulle hästi. Ükskõik, kus ma lähen kokku saama, inimesed tunnevad nagu seda jõudu. Ta ei ole vahet, kas mul on mingi 100 000 käekell või ei. Ta tunneb, et see mees on enesekindel selles, kuidas ta on riides ja selles, kuidas ta räägib ja tema olemuses. See on see, mille peal üldse ehitatakse asju lõpuks. Keegi vaata su CV-d täna. Kõik vaatavad, mis iseloomuga sa oled, mis põhimõtted sul on, kuidas sa liigud läbi maailma. Mõni inspireeriv lugu seotud otseselt ülikonna kandmisega? Ma olen Roomas, kuskil päris heas hotellis, üksinda söön õhtusööki. Kõrval istuvad paarikene, siuke vanem paarikene, mees naine. Siuksed, midagi ei oska öelda nende kohta. Lõpuks tuli välja, et need on seal riigis kõige suuremad kinnisvara inimesed. Ja neile jäi silma see, kui stiilselt ma olen riides ja kuidas ma ennast üleval pean. Nad ise lähenesid mulle, nemad, see on ka Itaalia, nemad hindasid maitset, kvaliteeti, stilistikat. See oli oluline nende jaoks, sest see on see elu, kus nad on kogu aeg olnud. Kui sa suudad võimaldada seda, kui sul on see maitse, saad asjadest aru, järelikult sa suudad luua, on ju. Ma arvan, et see on kõige parem lugu. Mõni lõbus lugu seoses Gildiga? Mul on olnud võimalus olla selle brändi suht alguses, võib-olla ma olin aastake hiljaks, kuni see asi hakkas liikuma, aga kui võtaks paari lausega kokku, siis ma istun täna siin ülikonnas ja meil on Loro Piano materjalid ja Senja ja kõik need asjad on ju. Aga see algas kõik nagu sellest, kus kaks inimest, kes olid üksteisesse täiesti armunud, otsustasid, et neil on nii hea koos, et nad tahaks veeta kogu aeg oma elu koos ja hakkasid looma teksa brändi, mida nad ei osanud üldse teha. Aga nad õppisid kõik need asjad ilma selleta, et keegi oleks tahtnud kuskile ülikoolides või kuskil iganes, kõik, kes oskasid, ei tulnud appi. Ehk siis nad pidid ise kõik nagu suruma ennast läbi selle maailma. See, et te saate neid riideid täna panna endale selga, nad on väga head, on tulnud mingit inimeste suurest inspiratsioonist, armastusest üksteise vastu ja sellest, et neile meeldib koos teha asju, ehk siis samamoodi nagu need riided on läinud teksadest, ülikondadest, on need inimesed kasvanud, arenenud minu silme all põhimõtteliselt nagu, noorukitest täiskasvanud inimesteks, kes võtavad väga palju vastutust, kasvatavad nagu lapsi täna enda järelkasvu. Et see on kõik siuke protsess, on mingi bränd, millel on mingi ajalugu tänaseks. Ta ei ole lihtsalt, et ma ostsin riide brändi ja hakkasin riideid müüma. Et siin on family siuke value. Ma arvan, et see on samasugune asi, nagu mina tahan luua, mida mu sõbrad loovad ja tahavad edasi enda lastele. Mingisugune väärtus, mingisugune omaette maailm. Kas sul on mingisugune... Võtta ma teen pildi endale sotsiaalmeediaks. Mingi naljakas hetk on, mis sul on olnud sõpradega või kuskil, midagi on juhtunud, ma ei tea, midagi naljakalt on ju, mis on sul siiamaani meeles? Igast olukordasid on, hästi palju olukordasid on seal, kus üldse raha ei ole nagu. Hästi, see on kõige naljakamad olukorrad. Oled kuskil teises riigis, raha ei ole, tripid sõpradega, siis on juba vahepeal siuke tunne, et huvitav, kuidas ma siit üldse koju saan nagu. Aga tahaks samal ajal reisida, maailma näha, eks ju. Ja siis mu sõbrad, ma teadsin, et kõigil on siuke olukord nagu oli, on ju. Siis mu sõbrad ütlevad, siis me lähme nendega õhtusöögile. Hästi ilus restoran, seal on mingid saksa sõbrad, kõik on siuke fashion, hästi lahe, kõik on ilusad. Ja siis mu sõbrad, me oleme seal laua taga, istume sööme ja siis mu sõbrad ütlevad üle laua, et me sõidame homme Pariisi ja selle hetkel mõtled, et oh my God, miks nad valetavad inimestele, et me ei lähe kuskile Pariisi on ju. Ma hakkas nii piinlik nende pärast, mõtlesin, et ma ei teadnud, nad on siuksed valetajad, et nad lambist ütlevad siuksed, ootamata ütlevad sellist asju inimeste ees. Siis ma olin piinlik, söön oma seda, mis iganes seal oli, sõin ja siis lähme pärast välja. Siis mõtlen neile, et mis värk on, et ei lähe ju Pariisi, et miks oli vaja nagu, miks me peame näitama, et me oleme kõvemad inimesed, kui me tegelikult on, et miks oli vaja seda teha. Ütled, Bill, sinu unistus oli minna Pariisi, me tegime sulle üllatuse, me lähemegi homme Pariisi. See oli siuke koht, kus ma arvan, et see oli kõige õnnelikumad hetki mu elus, sest keegi polnud minu jaoks siukest üllatust teinud, mulle väga meeldivad üllatused.
head üllatused, sünnipäeva pole ka keegi mulle teinud, nii et ma just ütlen selle välja, onju. Igatahes see oli see lugu.